midagi sa rääkisid, et sa nüüd oledki teekonnal, kus sa juba saadki enda loodud rikkust nautida. Millega sa siis täna tegeled, et sa pead ennast täna rikkaks inimeseks? Mul väga meeldib enne selline Simon Sinek, ma ei tea, kas on inimestele tuttav või mitte. Ta tegi siukse toreda raamatu nagu Start with Why ja kõik selliseid toredaid asju. Ja üks tema siukene video, mis ma vaatan, mulle väga meeldis, et ta ütles, et temale ei meeldi ennast tituleerida mingi kindla positsiooniga, et ma olen raamatupidaja, ma olen tegevjuht või midagi siukest, et tema tituleeris ennast kui optimistlik ettevõtja. Ja mulle väga meeldib see enda samamoodi, sest optimistlik, et kogu aeg vaadata asju positiivselt ja ettevõtja on see, et ettevõtte rollis ma võin olla ükskõik kes. Mul ei ole mitte mingid piirangud, ma võin olla raamatupidaja, ma võin olla autojuht, ma võin olla kes iganes. Peas, et ma olen nagu ettevõtja ja toimetan, et siis ma hetkel olengi samamoodi nagu teel, et ma olen nagu ettevõtja ja optimistlika peale kauba, realistlik, ütleme niimoodi. Et elus on igast asju juhtunud ja kuidas ütlen, ma ise proovin hästi nagu, kui ma võin koolitusi asju läbi, et võimalikult praktiliselt asju viia, et ma ei taha inimestele jätta nagu muljet, et see kõik käibki lihtsalt ja tulebki, mõtle rahast ja siis kõik tulebki. Et pigem ikkagi nagu mingi realistlikud sammud, aga peab mõtlema jälle optimistlikud, puhtalt sellepärast, et see on meie valik. Kas me mõtleme, et kõik läheb halvasti või kõik läheb hästi. Ja hästi naljakas täna just juhtus mul kolleeg, kes ta tegeleb mul ettevõttes erinevate sotsiaalmeedia asjadega ja siis ta peab ka müüki natuke tegema. Ja siis ta ära saatis mulle kirja edasi, et näed, et mingi 2 nädalat saatub müügikirju välja. Et näe, sellepärast mulle ei meeldigi müügikirju saata, ta sai ühe sellise, et ma tean, et te olete sellise kirja, et sisu oli, et ma tean, et te kindlasti olete oma valdkonnas väga head, aga meil ei ole teie teenuseid vaja. Ja siis ta ütled, et näe, ma saan ei, et ma sain 100 e-manist ühe ei, et sellepärast mulle ei meeldi müügikirju saata, et siis nüüd peaks lõpetama või on ju, et tegelikult see on nii, see on see, kuidas meie nagu vaatame neid asju, kuidas need kirjad tuleb. Mina ütlesin talle, kuule, aga see on ülimalt äge vastus sellepärast, et sa ei pea enam sellega tegelema, saame nimekirjast maha tõmmata edasi liikuda, vaata. Ja tema jäi kinni sellesse, vaata, ja siis see ongi see, et peab mõtlema asju nagu optimistlikult ja asjad viivad edasi ja kohe ei tasu nagu alla anda, sellepärast, et me saame ikkagi 90% elu seisi kui jaasi. Ja sellest ei saa kinni jääda. Miks inimesed jäävad sellesse kinni? Miks see juhtub nagu selle neiuga juhtus? Ma ei ole mitte mingi ekspert ega selline, lihtsalt kuidas, mis ma olen endast nagu aru saanud, ongi see, et näiteks minul on terve elu öeldud ei, et mul juba koolis saati, et õpetajad ütlesid, et ma mäletan väga, kui mul, ma ei mäleta, 6. või 7. klassis mul emale matemaatikaõpetaja ütles, et Indrek, kui sa saad mitte midagi muud prügikast autojuhtu on ju, siis mu ema ütles, no suurepärane, neid inimesi on ka vaja vaata. Ja mul oli kogu aeg nagu koolis kogu aeg kõik asjad nagu, kui ma olen siin elust läinud, et kuidas ütlen, keegi ei usu ega keegi ei ütle, et kuule sa saad hakkama, on ju. Ja minul oli lihtsalt see, et ma, kuidas ütlen, ega ma väga kaua ei uskunud ka endasse vaata, et kõik need asjad. Aga miks ta kinni jäävad, mis ma olen ise näinud ja mis mina kinni jäin, ongi see, et keegi ei usu sinusse. Ja palju lihtsam on teha asju niimoodi, nagu sa oled harjunud tegema, mis kõik töötab, sellepärast, et siis sa ei pea panema ennast ebamugavasse olukorda, et siis võib ebaõnnestuda asjad ja kui sul ebaõnnestub, siis on ju halb tunne. Ja siis sa hakkad ütlema, näe, ma ei õpingi 2 päevaga jaapani keelt ära või näe, ma ei saanudki kohe esimese korraga hakkama. Ja see on ülimalt ebameeldiv tunne või kui keegi ütleb, et eriti veel, kus iganes sa oled, et sa lähed, kutsud kellegi välja ja ütleb, ei, ma ei tule sinuga, et sa ei ole atraktiivne minu jaoks, siis tekib ju, ma ei lähe enam mitte kellegi käest, et see on niisugune asi, mida peab meeletult treenima, et sellised, ma leian, et sellistesse olukordadesse, et kui sa teid või asjad või öeldakse, et siis fine. Aitäh, et sa ütlesid, sellepärast, et nüüd ma saan edasi liikuda järgmisse kohta. Et sellist suhtumist ma ei usu, et see tekib nagu üleöö vaata. Et see on üks kindlasti mingi põhjus, mis mina isiklikult arvan. Aga kuidas sina jõudsid selleni, et tõesti hakata valima seda, et ma liigun edasi, tänulikkus on oluline, aitäh, et sa mulle selle ei ütlesid, nüüd ma saan edasi liikuda. Mis sul enne seda toimus elus, et sa üldse jõudsid sellesse punkti? No väga palju, et selles mõttes, et see muudatus tuli, ma arvan, et 2017 või 2018 aastal. Ennem seda ma olin, tegin toredaid asju ja kõike siukest, aga siis oli see, kui mul oli nagu see kõige suurem läbipõlemine, kus siis oli see, et ma mõtlesin, et ma ei taha enam elada ja kõik siuksed asjad on ju, need käisid läbi on ju ja siis kui, mis ma ise olen nagu
vaadanud enda käitumises ka, et me inimestena hakkame tegelikult muudatusi tegema siis, kui mingi kriis on käes. Et vaatame näiteks praegu see Ukraina teema, et me oleme mingisugune arvatavasti 5, 7, 8 aastat on räägitud, et energiat ja roheenergiasse peab rohkem liikuma asjad ja kõik siuksed mingid muud probleemid on ju. Kõik ütlesid ja aega on ju ja siis tuli siuke asi nagu täiesti ootamatult ja nüüd terve Euroopa ja kõik maailm läheb roheenergiasse, pannakse selle rohkem raha, mis iganes, noh, kõik asjad muutuvad aega, et on vaja siukest kriisi. Minul oli samasugune see kriis. Kui minul see kriis oli, on ju, siis ma olin täiesti nagu põhjas on ju, siis oligi niimoodi, et mingisugune 3 aastat järjes iga aasta oli aastavahetusel mingi 100 eurot pangakontol. Mõni kord oli natuke üle 100 euro, teine kord oli alla 100 euro, vaata. Ja siis oli jälle see küsimus, et ma ei saa samamoodi edasi minna, vaata. Ja siis tuligi, noh, et nagu mis sa need välja tõidki, et noh, see tänulikkus tuli mängu. Et minu jaoks on esikohal praegu iseenda nagu vaimse tervise eest hoolitsemine on tänulikkus, et mida mul on neid päevikud seal üleval riiulis ja igal pool nagu mingi 10 tükki vist umbes, mida ma olen täitnud mingi viimased 4-5 aastat iga päev suht-koht. Et 3 asja, millest ma tänulik olen, 3 asja, mis ära tahan teha ja kuidas päeval läinud. Et sihukest harjutust teha ja siis kus meie kohtusime on ju siis selles ettevõtete grupis on ju BNI-s on ju, mis oli ka äge, et mis ma saan aru, et mis aitab nagu elu muuta ongi see, et sa ümbritse ennast nende inimestega, kelleks sa tahad saada või kellega sa tahad nagu õppida. Et mina istusin startupis siis ja minu ümber olid IT-inimesed. Et hästi vägedad inimesed, aga mina ei ole IT-inimene, et siis tuligi enda keskkonna jälle muuta. Ja samuti siis, mis oli järgmine siuke oluline samm oli see, et kuna ma kuulasin hästi palju podcast'e, siis ma hakkasimegi nagu seda Hakkame tegutsema saadet hakkasin tegema, kus ma jälle otsisin välja need inimesed, kellega ma tuttavaks tahan saada ja kellega ma nagu tahaks õppida. Ja siis selle kombinatsioonist hakkas ka minu nagu mõtteviis rohkem nagu, kuidas ütlen, avatumaks muutuma, sest ennem seda oleks mul keegi mingi tänulikkusest rääkinud või sellest või jooga ja kõik need asjad, kuule, mine metsa, et mine kivi alla tagasi, mina ei tegele nende asjadega, et ma olen ikka kuradi päris mees ja umbes mis iganes on ju siukest asju nagu, et selline hoiak ja tänapäeval on mul siuke hoiak, et kõik on, noh, ma ütlen, mul meeldib väga mentorida startup'e, mul väga meeldib mentorida ettevõtjaid ja anda nagu hästi palju huvitavaid ideid puhtalt sellepärast, et see kõige rohkem me hoiame tagasi iseennast. Meie oleme need kõige suuremad, need, kes ütlevad, et ma võin praktiliselt igale inimesele anda 3, 4, 5 ideed, millest sa saaks oma ettevõtet või midagi siukest ehitada. Ja enamused ütlevad, ei, see on liiga raske, ei, see ei tööta minu jaoks või see ongi see mõtteviisi staatus, kuidas sa nagu seda vastu võtad. Või sa võtadki, okei, see on päris huvitav idee, ma lähen proovin. Ja siis ma saan teada, et ta ei tööta. Aga kui sa juba ütled ei ära ja sa ei ole seda isegi proovinudki, siis nagu, noh, what's the point nagu, et siis ma näen, et see inimene on nagu kinnine ja mul ei tasu nagu, mis iganes ma ütlen, seal kõik läheb mööda, vaata. Just, Indrek, aga räägi, kuidas siis luua mitte millestki midagi, sest sa mäletan seda, kui meie saime tuttavaks, siis võibki tõesti öelda, et see oligi nii-öelda nagu see põhjapunkt, kus mitte midagi ei toimunud, sa rääkisid, et raha pole, korteriga mingid jamad on ju, et räägi korra sellest alguspunktist ja räägigi sellest kohast, kus siis hakkas nii-öelda asi liikuma hoopis teisi suunda. Ja üks asi, millest nagu ma arvan, et millele ma ise ka nagu proovin nagu rohkem aru saada ja mis võiksin sinuga viimased telefonid kõnes ja kõik asjad võtavad aega. Et see oli vist 2018 vist, kui midagi kohtusime või midagi siukest on ju, et see on mingi 4 aastat tagasi on ju. Tegelikult ülipalju on muutud, jõrgalt on muutud kõik selle aega, aga tegelikult see tundub, et see on lühike, tegelikult see on ülimalt pikk aeg on ju. Ja siis selle aja, kui me kohtume, siis oligi, ma olin mingi startupis töötasin, mul oli keskmine palk oli vist mingisugune 600 eurot kuus. Mu enda kulud olid võib-olla mingi 800-900 eurot kuus, et kõik siuksed asjad on ju. Et siis oligi, õhtuti sõitsid Bolti või Uberit on ju, et said need asjad tehtud ja mis ma ei ole kõige noorem inimene, vaata, et kuigi me elame tükk aega, aga need asju sa teeksid mingi 20-ndates, mitte 30-ndatel lõpus on ju. Ja siis oligi see, et ma vist kolisin 3 aasta jooksul mingi 5-6 korda. Et kogu aeg odavamasse kohta, et laps ka küsis juba, et jälle uus koht on ju, et siuksed nagu põnevad asjad on ju. Ja siis, kui me kohtusime, vaat siis oligi see, et kui ma mõtlengi, et vaata, me hakkasime, mis nagu aitas väga palju teiste inimestega rääkimine.
et ma mäletan sinuga, et me läksime selle üks-ühele kohtumisele ja meil oli vist kohtumisest mingi 7 minutit läinud ja siis me juba viskasime erinevaid ideid, et üksteisele et seda ja siis seda raamatut kirjutada, tahad seda teha, raamatu nimi Plaan B, ahah, siis hakkasin mina sulle juurde kütma muid asju, vaata, mida nagu teha, on ju. Et selles mõttes mul fantaasia on kogu aeg olnud nagu suht nagu värvikas ja suht nagu suur, on ju, aga lihtsalt ei need asjad teostada, vaata, minul on see probleem enda elus, et mul on hästi palju ideid, aga mitte midagi ei ole ära teinud, vaata. Et see vähemalt mul, et on niisugune tunne ja siis kui sinuga oligi seda raamatut kirjutada, mis mulle väga meeldis, see Plaan B ja siis ma mõtlesin seda podcasti osa ja see tundus podcastiga, sa oled ise kaasa, vaata. Ja siis, kuna ma ei tahtnud seda sama nime võtta, siis ma hakkasin lihtsalt mõtlesin mingid uusi nimesid hakkama tegutsema, aga siis ma sain sellest aru, et ära lase teistel inimestel ennast pidurdada, vaata see, et sina ei olnud selleks valmis, ei tähenda, et see oleks nagu halb idee või midagi sihukest ja sul on lihtsalt nii palju tegemist, on ju. Paljudel on jälle see, et näe, et ma rääkisin talle oma idee ja te tulegi mulle ka kaasa, et siis kohagi ongi jama, vaata. Aga siis see on üks minu neid tugevusi, mis ma olen aru saanud, minul on see, ma olen nagu üks mul sõber ammu ütles, ma olen sihuke vene tank, et ma lähen läbi seinte, mul on nagu ükskõik ja mul ongi see, et ma teen asjad ära, aga ma teen nad hästi koledasti ära. Ja sama oli ka selle näiteks hakkame tegutsema selle saatega, et ma tegin kodulehe, ma tegin ise selle täiesti nuist valmis, on ju. Mingi 2 kuud pusisin, on ju, mingi väga lihtsalt asja, mida mõni inimene teeb 1 päevaga, on ju. Mul oli terve nagu see leht oli, mul iga sõna oli trükivigu täis, on ju. Ma panin selle avalikuks, on ju, ja siis üks kirjutas, kuule ülimalt äge saade, on ju. Aga tead, su koduleht on trükivigu täis. Ma ütlesin, ma tean jaa, aga ma ei oska eesti keelt vaata nii hästi, on ju. Ja siis küsisin, aga kas sa tead, kas keegi võiks aidata mind, on ju. Siis ta ütles, kuule jaa. Siis ma ei olnud kunagi, et ta oli 2 e-maili saatnud ja ma saatsin talle paroolid, et minema kodulehele ja muuda kõik ära. Ta tegi seda jumal äge tüdruk ja pärast aitas mingi pool aastat veel niimoodi edasi. Et see ongi see, mis see nagu avatus ja ära karda nagu küsida ja teha ja siis sealt nagu hakkasid ka asjad nagu vaikselt minema, ma ütlen, et kõik läks hästi, on ju, et see on nagu väga-väga pikk teekond, on ju, et see ei tähenda, et kohe läks, aga näiteks korteriga mingi teema, et ma olin nii palju kolinud, on ju, siis ma olin tegelenud selle tänulikkusega. Ma olin mingi 4 kuud, ma mäletan tegelikult tänulikkus seda päevikut täitnud ja teinud, on ju. Ja siis jälle sealt samast BNI grupist üks meie ühine tuttav Kristjan, on ju, ta pani postitas, et tal mingi sõbranna müüb korterit, on ju, ma nägin seda, ma saatsin sõbrale, kes mul tegeleb kinnisvaraga, ta võttis 30 sekundiga mul kõne peale, ütles, kuule, see peab 100% kohe ära ostma ja mul ei olnud mitte mingit raha, et seda osta, on ju, siis leidsime jälle mingi skeemi, igatahes, et asjad hakkavad lihtsalt juhtuma, kui sa oled nagu selle avatud mõtteviisiga, et lihtsalt need teinekord võtavad aega ja kõige ägedam on see, et inimesed on meil alati ümberringi, me lihtsalt oleme selle kinnise mõtteviisiga kogu aeg, et kuidas ma ütlen, teistel juhtub ja minul juhtu. Kui sul juba siuke hoiak on, siis sinuga ei juhtugi mitte midagi. Sa tõmbagi kaasa seda, et näe, minuga jälle juhtus. Aga pigem on see, et kes on need inimesed, keda mul vaja, et ma saaks selle järgmise sammu teha või mis on see mõtteviis ja mis mina leidsin mulle nagu kõige praegult nagu siuke paremini on aidanud on see, et iseenda käest paremaid küsimusi küsida. Mida mina pean täna tegema, et 50 000 eurot päevas teenida? Mida mina pean täna tegema selleks, et elada 110-aastaselt ka niimoodi, et elukestvalt on ju, mis on need tegevused, mis mina pean täna tegema, sellepärast, et kui mina täna teen, siis mul läheb aasta või 2 aega, et see asi nagu ka teostub. Mõnikord läheb kiiremini, mõnikord läheb aega, siis vahet ei ole, aga mina küsin iseenda käest neid paremaid küsimusi, et ma siin eelmine aasta, kui ma selle ettevõttega, kui ma ettevõtet alustasin, selle ettevõttega, mis ma praegu tegelen, mul on 3. aasta jookseb. Kui ma alustasin, siis jälle, mul oli 0 kogemus sellest valdkonnast ja mis iganes on ju, aga siis mul need eneseinimesed võtsid üldse kõik, kes tulid kliendiks võtsid, aga siis, kui ma olin juba mingisugune või natuke üle aasta aja tegutsenud ja ma hakkasin nägema, et see asi hakkab jooksma, siis ma hakkasin küsima, mida mina saan teha selleks, et iga päev 500 eurot teenida, et mida ma saan teha, on ju, siis ma hakkasin mõtlema, ma saan mingit sihukest asja teha, siis nüüd kevadel oli mul see, et mida ma saan teha iga päev või mida ma saan teha selleks, et päevas 5000 eurot teenida. Et minu kõige lähim summa ma olen saanud kuskil 4000 eurot või 3500 eurot on ühe päevaga. Et ma olen leidnud, et see on see, nüüd ma pean lihtsalt seda võimendama, kui see 5000 ma olen ära teeninud, see ei tähenda, et mul tunnis maksaks, see tähendab, et ma teenin, siis minu järgmine küsimus on see, et mida ma saan selleks teha, et 50 000 eurot päevas teenida. Mis on see tegevus, mis on minu, sest see on minu teha need asjad, need on minu otsused, need on minu valikud ja kus mina praegu leian, et mis see tegevus on avalik esinemine. Et ma tegin eelmine nädal ühe 15-minutilise esinemise ja ma sain peale esinemist 16 e-maili, 16 e-mailist ma arvan, et ma saan 2, võib-olla 3 klienti. Kui ma need kliendid kuutasu kokku panen, see on vähemalt 5000 eurot.
kuidas sa seda protsessi viisid läbi, et sa nii-öelda jõudsid sinna, et sa saadki mõelda sellelt, et 500-st 5000 peale, mis on see, mis müük ja mis on see võimendi, mida sa hakkasid tegema, et tõesti jõuda selle tulemuseni? Ma ütlen ausalt, selle taga on esiteks on see, et jälle tänulikkus. Üks sükkel lause, mis mind nagu hetkel nagu väga-väga palju nagu motiveerib on, ole tänulik selle eest, mis sul on ja naudi seda, sa saad kõik, mis sa tahad. Ja kui sa ei ole tänulik selle eest, mis sa oled ega ei naudi seda, siis sa kaotad kõik, mis sul on. Et see on minu nagu selline, kuidas ma ütlen, maandav lause. Ja siis teine lause, mis mind aitab väga palju, on kõik on mööduv. Mida mina saan teha selleks, et see läheks kiiremini üle või mida mina saan teha selleks, et see kestaks võimalikult kaua. Kas siis on positiivne või hea asi, vaata. Et siuke hästi lihtsalt laused, mida seda kõik on mööduv, seda ma ütlen endale väga palju, eriti siis, kui asjad hakkasid minema ja ma tunnen, et ma lähen ülbeks, vaata, et umbes, et ma olen nii kõva mees, on ju, et siis ma tunnen, Indrek, kõik on mööduv, sa võid homme kaotada kõik kliendid, võta nüüd rahulikumalt, on ju. Et see on üks asi, et nüüd on see, tulles tagasi selle küsimuse peale, et mis ma siis tegema hakkasin, kõigepealt oli see, et kui ma esimene aasta seda ettevõtet alustasin nagu neid koolitusi neid tegema, siis ütleme niimoodi, väga-väga raske, et enesekindlus on see, mis aitab neid asju teha, et sa julged küsida. Kui ma alustasin esimene aasta, me küsisime 3-tunnise koolituse eest 500 eurot, võib-olla 600 eurot, mõtlesin nii palju, kes see maksab, noh, et ma ei tea, et mina nagu ei maksa, ma ei julge, on ju. Ja siis aga sa hakkad tegema ja siis sa saad seda tagasisidet. Kuule, kõik on jumala super, kõik on jumala hea koolitus, teil on hea energia, on ju, et annate hästi palju informatsiooni, okei, nii, siis tuli järgmine koolitus, siis läks mingi 3-4 kuud mööda ja siis hakkas nagu, ja siis ongi see, et mis mina nagu proovin teha, ma proovin kogu aeg neid piire nagu ületada, et aga mis siis, kui ma küsin 800 järgmise korra eest, aga mis siis, kui 900? Praegu ma küsin mingi 1400, vaata, siis küsin 1500, on ju. Miks mitte mingisuguse aasta või 2 pärast, ma küsin 4000 näiteks sellise koolituse eest, on ju. Et on olemas inimesi, kes seda maksavad ja ma olen kohtunud siin erinevate inimestega, kes teevad nagu jälle ettevõtjad väga põnevad. Üks inimene teeb ühele ettevõtetele turundust, ta küsib ühe ettevõtte käest 25 000 eurot kuus, noh, ja tal on 4 klienti, noh, et miks mina pean piirduma selle summaga, mis praegu on, miks ma ei või rohkem küsida, aga ma pean olema kindel oma võimetes, et ma suudan seda deliverdada, et ma suudan seda ära teha ja ma suudan anda nii palju väärtust, et see summa, mis nemad mulle maksavad, on vähem kui nemad saavad, vaata. Et kui mina küsin oma teenustest näiteks 20 000 eurot kuus, see tähendab seda, et mina pean tooma väärtus selle ettevõttele minimaalselt 150 000 eurot kuus. Et siis minu tasu on tegelikult suht väike tegelikult sealt või ma toon 1 000 000 eurot kasut, mis iganes. Kuidas iganes see ka ei väljendu, mis iganes need teenused on, kui sa suudad seda nagu ära näidata, siis on okei, jälle, teoorias on see kõik hästi ilus ja lihtne, praktikasse viia, see võtab aega, see võtab tööd, see võtab kogemusi ja ikkagi ülimalt oluline on ümbritse ennast inimestega, kes on juba seda teinud või kes on sinna poole teel, et sul on nende inimestega võimalik rääkida, sul on võimalik nendega õppida, et need inimesed, eriti perekonnad, eriti mingid sõbrad, kui sa hakkad mingi ettevõtlusega tegelema, enamus, kui nad ei ole ettevõtja, nad ütlevad, seda ei ole võimalik teha, seda ei saa teha, sa oled lollakas, et sa lähed oma nagu töökohast ära, sa oled, noh, mis iganes need põhjendused on, aga siis mina ütlengi, et mina isiklikult proovin, et vaata, kas need inimesed on midagi sellist teinud, mida sina tegema tahad hakata. Ja kui nad ei ole, siis mis õigus on neis kritiseerida sind ja öelda, et see ei ole võimalik, kui nad ise ei ole mitte ühtegi sellist asja teinud. Ma ei ütle nüüd seda, et kõik tuleb metsa saata, on ju, aga samas jälle, et neid ei tuleks võtta nii nagu, kuidas ma ütlen, nagu, et näed, ütles, et ei saa hakkama, siis ei saagi hakkama. Kui mina hakkan ettevõtjaks ja sina ütled mulle, et näiteks ma ütleks mingi riskiohutuses, ma hakkan tegema riskiohutusettevõtet ja ma teen, mul on mingi hullult hea plaan ja siis ma tulen sinu juurde ja sina ütled, Indrek, see ei tööta. Ma kuulan sind, sellepärast sa oled teinud seda, sa oled näinud seda, sa tead, mis seal on ja ma küsin sinu käest, miks sa arvad, miks see ei tööta? Mis ma võiksin muuta, et see töötab? Keda mul vaja oleks, et seal on, et ma küsin jälle paremaid küsimusi ja ma olen kindel, sina kui ettevõtjana, sa aitad mind selles, näe, see ei tööta sellepärast, see ei tööta sellepärast ja sellepärast. See ei tähenda seda, et minu idee on jama või ei tööta, vaid lihtsalt ongi, mul on targem inimene, kes ütleb mulle, kuidas on vaja teha, mitte see, et kuidas ei ole võimalik teha. Indrek, mis on LinkedIn ja sa toimetad ka LinkedIni maailmas ja sa oled loonud selle nii-öelda teemalise ettevõtte? Ja, et see ongi see, mis ma 2019 alustatud B2B growth.
ja linkedinkoolitused.ee on siis meil need lehed, mille alt me tegutseme. Ja mis siis nagu, ma ütlengi, paljudel ongi see arusaamatu, mis see nagu LinkedIn või mis see täpselt on, et paljud mõtlevad, kas see on nagu Facebook või see on nagu Instagram või see on üks sama, et tegelikult LinkedIn on siis maailmas ainukene sotsiaalmeedia võrgustik, mis on mõeldud nii-öelda business to business, ehk siis ka et seal on tööandja brändingut teha ja saada endale kontoritöölised, see on nagu hästi-hästi oluline koht. Ehk siis ja seal ehitada persooni brände, et kuidas see nagu, mis ma nagu toon koolitustel ka selle, et mis nagu vahe on Facebookil ja LinkedInil, ongi see, et Facebook on meelelahutus, kus käib meelelahutus ja LinkedIn on äri. Et LinkedIn on see ärivõrgustik, kus sa saad ehitadagi enda jaoks rahvusvahelised sidemeid, leida investoreid, leida uusi põnevaid kolleege kontorisse ja nii edasi. Et see on see maailm, mida ma näen, et meil paljud aru ei saa ja kõigil on oma arvamus, mis asi see on, vaata. Et siis me proovimegi tuua nagu ettevõtetesse kõigepealt selle ühtse arusaama, mis see kanal on, kuidas seda kasutada, kuidas kõik inimesed saavad sinna panustada ja siis me alustame nagu sellega nagu tööd. Ja siis ongi selline tore evolutsioon on ka mul nagu ettevõttes läinud, et kui me alustasime, me tegime lihtsalt koolitusi, esimene aasta 2020 ja ma nägin seda, et peale koolitusi väga palju ettevõttes mitte midagi ei muutunud. 2021 hakkasin ma teenuseid pakkuma sinna juurde ja siis, kui ma teenuseid hakkasin pakkuma, siis ettevõtte käive kasvas 4 või 5 korda. Et see on ja jälle need teenused, mis me sinna peale nagu oleme ehitanud, vaata, need on tulnud ainult tänu sellele, et meil on see eelnev kogemus, et me nägime, mis ei ole ja see on ka nagu, mis ma ettevõtjatele ja üks investor ka ütles, et kui nad investeerivad ettevõtetesse, et see idee, mis sul täna on, see ei ole see, millega sa teenid miljoneid. Et kõik ettevõtjad me peame olema, ka mina enda ettevõttes on ju, peame olema valmis muutusteks, et need teenused ka, mis mul täna on, ma arvan, need ei ole need, millega ma teen 100 millise käibega ettevõtte. Et see on siuke aastate pikkune areng, aga see tuleb kõik läbi kogemuste. Et seda ei saa, ma ei saa neid asju teha täna ilma nende kogemusteta, mis mul oleks alguses peal olnud. Et see on ka nagu hästi tugev nagu, kuidas ma ütlen, soovitus kõigile, kes tahavad nagu ettevõtlusega või mis iganes tegeleda, pange need töötunnid sisse, hakake millegagi pihta, 15 minutit, 30 minutit päevas. Puhtalt sellepärast, et kui te täna teete neid asju, teil on rohkem kogemusi ja nende kogemuste pealt oskate teha palju paremaid otsuseid ja katsetage. Et need on nagu, ma katsetan iga päev. Ja ma võin siia veel juurde see hästi siuke tore müügist, me arvates rääkisime. 2021 aastal ma müüsin 3 teenust niimoodi maha, et mul ei olnud neid mitte kuskil kirjas, need olid ainult mul peas. Et ma ei hakka enne uusi teenuseid välja tegema nagu, kui ma ei ole nii maha müünud, need kliendid tegid meile maksed pangakontol ära, raha oli pangakontol ja siis ma hakkasin teenuseid välja mõtlema, et kuidas nad täpselt töötavad. Et ma olen väga uhke selle üle, et ma olen niimoodi teinud ja me tegime ära ja kõik nagu töötas. Et aga sa pead teadma, et sa oskad deliverida, et sa saad selle asjad ära tehtud. Ma teadsin, et ma lihtsalt ei olnud neid paberi peale ega kuhugi pannud, vaata. Ja siis kõigid küsisin erinevaid hinde, vaatasin, mis töötab. Üks maksis rohkem, teine maksis vähem, on ju, ja see oligi põnev, et see ongi katsetamine jälle, et sellised asju tasub teha. Just, aga Indrek, sa nüüd mitme aastaga sa oled saanud Eesti LinkedIni number 1? No seda ütlen mina, vaata. Aga see on enda oluline ütlus. Absoluutselt, ei, aga ma ütlengi, sellest see kõik algabki. See on jälle see, et mille pärast ma ka hakkama tegutsema ütlen, et Eesti suurim ettevõtlikkuse podcast on ju, et seda ütlen mina on ju, aga jälle üks inimene ütleb, siis teine ka on ju niimoodi, et selle LinkedIniga oligi, me alustasime 2019 aasta sügisel, ma tegin esimese koolituse ja see on siis 3 aastaga põhimõtteliselt. Kas sa enne tundsid või teadsid sellest LinkedIni maailmast inimestest üldse kedagi, midagi? Väga vähe, et ma olin enda startupis müüki teinud ja me oleme kasutanud seda kanalit. Aga võrreldes see, mis ma nüüd tean, kui ma lähen sellest aega tagasi, kui ma startupi tegin, ma teeks kõik ümber. Et ma teeks nii palju teisiti ja seal on nii palju võimalusi, mis on, et sa ongi jälle võtad ühe asja ja lähed selle eksperdiks. Ja nüüd ongi see, et miks ma üldse sellega alustasin. Et 2019 suvel mul sõber ütles, Ruslan, et kuule vaata, Eestis LinkedIniga väga keegi palju ei tegele, on ju. Ja siis oli jälle see, et mul ei olnud endal midagi nagu väga palju teha, on ju. Mul oli mingi 3 kuu eluraha ja ma siis suvel hakkasin vaatama, ma vaatasin seda Eesti maastikut, mis seal on, ma teadsin, mis seal võimalik on teha. Ma oleks võinud öelda, et ma ei ole selle valdkonna ekspert, ma ei tea sellest mitte midagi.
miks ma peaksin hakkama sellega üldse tegelema, vaata. Et ma oleks võinud vabalt öelda. Et oleme ausad, minu teadmised sellest portaalist olid ennem ka nagu suhkoht nagu, ütleme niimoodi, ma tead see võib-olla mingi 20% rohkem, 30% rohkem kui mingi tavainimene või midagi siukest, et võin profiili teenida ja kõik. Aga siis ma hakkasin nagu natuke rohkem guugeldama, vaatama, mis seal võimalikult on, hakkasin enda selgeks tegema ja siis ma vaatasin Eestis siis EAS-i ja Kaubandus-Tööstuskojas tegin nagu uuringu Kaubandus-Tööstuskojal on tore, et neil on nende liikme ettevõtted on kõik nagu sinna nimekiri pandud, on ju, seal mingi 3000 liiget või palju need on ju. Ja siis ma võtsin kuskil 100 ettevõtet, vaatasin nende LinkedIni kontod, vaatasin inimeste kontod ja siis pool nagu hakkas nutma, pool nagu naerma nii-öelda, on ju. Nutma sellepärast, et kui EAS ja Kaubandus-Tööstuskoja peaksid õpetama, kuidas eksporti teha, et nad on Eesti nagu suurimad nii-öelda koolitajad, kus siis nagu, et õpetada ettevõtetele, kuidas eksporti teha, ja LinkedInis nad ei räägigi. Ja nende enda LinkedInid on ka tagasihoidlikumad, on ju. Ja siis teine pool hakkas just naerma, et vau, et milline turg. No, et ja kuna mul, nagu ma mainisin, et eluraha oli 3 kuud, või 4 kuud umbes, et siis mõtlesin, why not, noh, et proovime, vaatame, mis juhtuma saab. Ja siis ma mäletan seda, et ma tegin juuli, august, 2 kuud põhimõtteliselt ma võtsin enamus koolitused, enamus YouTube'id asjad, käisin kõik nagu selle LinkedIni teemal nagu võisin ennast täiesti nagu kurssi, mis toimub, mis on, kõik koolitused, mis ma sain võtta tasuta, kõik asjad võtsin ära ja siis ma kirjutasin, kuna ma startup maailmas mind teati natuke, siis ma võtsin ühendust Tehnopoliga ja veel mingi paari kohaga. Minu mõtlemine, nüüd on rohkem ja rohkem see võimendanud, otsi ülesse. Kes on need inimesed, kellel on need kliendid, keda sina soovid ja mis väärtust sa saad neile lisada. Ja siis ma võtsingi Tenopolile ühendust, ütlesin, kuule, mis te arvate, kui teeks ühe avaliku tasuta koolituse LinkedInist? Ja siis ma ütlesin, why not, noh? Ja siis ma tulen rääkima, on ju. Ja siis sinna üritusele tuli rohkem inimesi, neil ei ole kunagi nii palju inimesi olnud kui sellele koolitusele, et üle mingi 130 inimese või 140 inimese oli saalis. Ja see oli siis esimene siuke kick-off, on ju. Ja sealt koolituselt 1,5 aastat hiljem ehk eelmise aasta jaanuaris võttis üks ettevõtte ühendust, ütles, kuule Indrek, me nägime 2019 koolitust, et nüüd on meil õige aeg tulla kliendiks ja siis nad investeerisid mõistlikke summasid nagu minu nagu sellesse teenustesse. Et see näitab jälle seda, et see müügitsükkel ja kogu see teema, see võtab ülikaua aega ja kõike seda asja teha, sa pead mõtlema vähemalt aasta või 2 ette. Samas mul olin ka esimesel aastal, raha praktiliselt ei olegi, on ju, et sa oled suht meeleheitlikult, kuule, ma annan sulle enda sokibaari, et tule mulle kliendiks, ma annan sulle mis iganes asjad, ma teen sulle 50% alla hindlust, ma teen sulle 70% alla, peaasi, et sa tuled, on ju, peaasi, et mingi raha saab, et ma vaata, nad ongi niimoodi, et erinevatel etappidel on erinevad strateegiad, mis töötavad, et ma ei saa öelda, et kui me müügist ja turundusest on ju, et mis müüki sa nüüd tegema pead, mis turundust sa nüüd tegema pead, see kõik oleneb ka sellest, et mis ajafaasis on see ettevõte, palju ressursse on ja niimoodi, et paljud inimesed, mis mina nagu näen, olen näinud vähemalt, hakkavad ettevõtjaks siis, kui nad ongi pikemat aega juba olnud kuskil tööl, nad on saavutanud sellise mõnusa mugava nagu siuke komfortzooni, neil on maja, neil on korter, mis iganes olemas, mingid laenud, liisingud neil on olemas ja siis tekib mingi sisemine rahutus, et kas see ongi nüüd see töö või midagi siukest, et võiks midagi muud teha, on ju, siis nad hakkavad ka startupi tegema või hakkavad ettevõtustega, mis ma mõnes mõttes leian isegi on siuke targem viis, sellepärast, et sul on nagu su turvaline keskkond, et et ei ole midagi hullu, kui sa proovid ja sa failid ja siis sa nagu kas lähed jälle tagasi tööle või sa teed töö kõrvalt ja midagi siukest. Minul oli see, et mul oli elu või surma, et kui ma nagu seda ettevõtet tööle oleks saanud panna, siis ma ei oleks saanud arve maksta, vaata. Ja oli neid kuid ka, on ju. Ja ma ütlen ausalt ka seda, et jälle, mis siin see võti sellele ettevõtte, et see üldse nagu, et see hakkaks tööle, olid inimesed, kes mu ümber olid. Ma leidsin 3 inimest, august, september, oktoober, 3 kuu jooksul, 3 inimest, kes millegi pärast nagu ma suutsin veenda, et tulge ka, et hakkame seda ettevõtet koos tegema. Ja kus sa nad leidsid? Ühe leidsin coachingu koolituselt esimest korda Helen, kes on nagu super inimene, siis Martin, mina ei mäleta, ta kirjutas Facebooki, et ta läheb töökohast ära ja midagi siukest või ma ei mäleta ja siis 3. oli Arte, kes on mul pikaaegne klassivend olnud ja lihtsalt mingil põhjusel hakkasime rääkima ja siis ta ütles ka, et tal on siuke etapp, et ta tahab mingeid muutusi teha. Siis ma ütlesin, kuule, aga näe, ma unustan uue ettevõttega, kas sa ei tahaks nagu
appi tulla, on ju, sama oli Heleniga, Helenit me saime coach'i, Peep Aaviksoo coaching'u käisime, et siis ma olin ka mentor nagu EAS-is, on ju, ja siis sinna saadeti see, et me peame saama coaching'u paberid, on ju, ja siis meil oli 2-päevane coaching'u treening ja siis me sattusime Heleniga samamoodi niimoodi vestlema üks-ühele coaching'ut ja siis ta ütles, et tahaks oma ettevõtet teha. Ja siis ma vaatasin, taust on hästi äge taust ja siis kuule, aga ma alustan uue ettevõttega, tahad tule ka, on ju. Ja siis ütles, why not, on ju, siis ta tuli, on ju. Ja nüüd tal on enda ettevõte, mis tegeleb värbamise ja sellega ja tal on 1,5 aastaga on ehitanud väga suurepärase ettevõtte, mingi 4-5 inimest tööl ja sükest asja, et jälle, need inimesed olid mul ümber, ma kellegi mitte midagi ei saanud nagu finantsiliselt maksta. Me saime korra nädalas kokku, tegime mingi koosoleku, nemad aitasid mul, kuidas ütlen, minul oli see, kes oli hästi palju ideid. Nemad ütlesid, wow, teeme niimoodi, võtame natuke taga, noh, et minul oli see visioon, nagu ma enne mainisin, et ma teen asju kiiresti, ma teen asju koledasti, mul on vaja ümber ringi endale inimesi, kes aitab mul ilusaks asju teha. Nemad olid need, kes aitasid kogu seda, mis ma teha tahan, pakendada, formaati panna, kuidas ma ütlen, ohjeldada mind. Et mul on see, et üks idee, siis ma tahan järgmist ideed, siis jälle järgmist ideed, siis jälle uuesti. Nemad võtame natuke tagasi, teeme natuke ilusamaks, teeme silume natukene ja siis lähme vaikselt edasi vaata. Et nemad aitasid mind tohutult palju ja seda ma olen ka neile öelnud, et ilma nendeta ma ei usu, et ma oleks seda ettevõtet üldse nagu teinud, vaata. Noh, ei oleks see niimoodi läinud üldse. Just, sa rääkisid, et sul on nii palju ideid, tahaks teha seda ja seda, kõiki miljonit asja, aga sa oled jäänud LinkedIni peale. Meil praegu siin laual on ka raamat Maal elulugu küll, aga sa ei tegele sellega. Kuidas sa jõudsid sellesse hetke, et see ideede rong kuskile võpsikusse sõidutada ja jääda kuskile hetkel ühe tee peale, et sinna see oma edukus üles ehitada? Me oleme sinuga seda hästi palju telefonideedel, ma mäletan sul selle eelmise ettevõttega ja niimoodi, siis me rääkisime ka, et on see just fookus. Ja mis veel aitas, oli see, et see on nüüd esimene ettevõte, kus ma näen ka, et mul on edu vaata. Et ma näen, et see on nagu kasumlik ettevõte, ma näen, et siin seda turgu on väga palju, ma olen selle visiooni, ma olen selle ettevõtte, kuidas ma ütlen, visualiseerid 10 aastat ette, mis ja kuidas teha mingi, ma ütlengi jälle 100 miljonine ettevõtte sellest, et kuidas seda ehitada, mul on isegi, ma tean, kuidas seda isegi ehitada ja mida mul selleks vaja on ja ma olen seda visualiseerin ennast, mul on see valmis kirjutatud paberite ja niimoodi pidetsi peale ja ma saingi sellest aru, et kuidas nüüd, et miks ma sellesse nagu fokuseerin ja 20% läheb muudesse tegevusse, sama see raamat ja muud asjad on ju, et puhtalt sellepärast, et kui ma praegult investeerin siia nagu rohkem aega, siis ma saan järgmise nagu 10 aasta pärast, ma saan teisi asju nautida, et ma olen hästi palju nagu ka selles on nagu investeerimisest ja nagu startupidesse või aktsiatesse kuhugi panna, et praegu oleks pidanud raha panema, et nüüd me jäime ilma sellest, et ma olen sellest nagu üle saanud, et alati tuleb järgmine, sest alati tuleb jälle järgmine mingi laine, mingi asi või see kinnisvarabuum, praegu on kinnisvara hinnad jälle kõrgel, on ju, varsti nad lähevad, mis iganes ei ole, vaata, et ma olen sellest aru saanud, et kõik on mööduv. Ka see möödub, jah? Ka see möödub, et kõik möödub ja nüüd ongi see, et selle ettevõttega ma tahan ehitada endale neid ressursse selleks, et seda, mis iganes laine, kuna see tuleb, et seda kõike nagu saaks paremini nautida ja ma olen hakanud mõtlema hästi palju selle peale, et 5 aastat, 10 aastat, 15 aastat ette, et mis oled sammud täna, mis ma pean tegema, mis on mul vaja, et kõik asjad on nagu trepiastmed. Lihtsalt näiteks mõni trepiaste on kõrgem kui teine ja siis ongi, sa lähedki mööda seda trepiastet kauem aega. Et see on nagu kõige lihtsam nagu süke välja, mis ma olen ise enda jaoks nagu suutnud välja mõelda. Üks asi, pärast räägime ka sellest raamatust. Sul on kõrval üks väga huvitav veepudel. Et Mihkel Raud on kunagi öelnud hästi huvitavalt, et kui sa oled uus tutikas mersu, vala sisse, mida tahad, on ju. Ja siis, kui sa oled vana siks juba, siis enam sinna mingit suvalisi asju sisse ei vala ja sinu võimekus on hoopis teistsugune. Nagu vaatame seda 5, 10, 15 aastat, kuidas ette valmistuda eduks ja võib-olla ka rasketeks hetkedeks? Siin on jälle see edu ja rasked hetkegi on erinevad, on ju.
mis mina olen leidnud, mis minul ongi, et siis kui kõik on hästi ja rahulik, siis mina leian, et siis just peab rohkem tegelema nii vaimse kui ka füüsilise poolega. Sellepärast siis on rohkem aega, sa saad rohkem keskenduda, sellepärast et see on ainult statistika juba, et midagi kindlasti läheb valesti või midagi kindlasti juhtub, mitte et ma nüüd kutsun kurja kaela või et näe, miks sa niimoodi mõtled. Pigem on see, et aeg läheb edasi. Meil kõigil on siis vanemad, mis iganes või lapsed ja niimoodi, et nendega võib midagi juhtuda, vaata. Ja see on raske tähendada. Ja mina leian seda, et mida paremini sa nagu rahuajal nii-öelda või sellel mõnusal ajal perioodil, kus kõik nagu sujub, mida paremini sa ette valmistud, seda lihtsam on sul selles kriisiolukorras siis toime tulla. Et mul on neid raskeid aegu ikka päris palju olnud, et kus ongi 2 nädalat teki all ja ei taha kuidagi välja tulla, et ei julge. Ja siis mõtlesin, et kurat, et 2 nädalat on ülikiire aeg, et teinekord on 6 aega, 2 kuud on ju. Aga hetkel ma just tunnengi just seda, et kogu see tänulikkuse teema ongi just selles, et mind nagu ette valmistanud selleks, et kui tulevad siuksed ajad, et kuidas ma ütlen, pannakse mind proovile. Seda tehakse suht tihti, vaata. Et siis ma lähen hästi lihtsalt sellest, lihtne võib-olla vale sõna, ma lähen kergemalt läbi sellest, kui ma tean, kuna ma vanasti läksin. Et vanasti ma ikkagi jäin sellesse väga palju kinni. Ja praegu, mis nagu väga palju aitab, on asjade väljakirjutamine. Mõne mingi super hea klient on mingisugune, kes nagu lihtsalt küsib, et mis see ja see on ju, ja siis ma satun hästi elevusse. Et ma hakkan kohe mõtlema, mis kõik seal on võimalik, ma olen hästi elevil, ma ei saa järgmisse näiteks kõnesse näiteks keskenduda, et ma olen veel eelmise kõne mõtted on peas. Siis ma võtangi paberi ja pliiatsi, ma kirjutan need mõtted välja, mis ma teha tahan, see võtab 2-3 minutit aega ja ma olen täiesti rahulik. Et samamoodi ei saa magada või mingi ongi, finantsprobleemid, need on kõigil meil. Kas ma tahan 5 eurot, 50 eurot, 500 eurot, 5000 eurot, kõigil on rahaprobleemid. Jälle, kui tuleb mingi siuke tunne, et ma tunnen, et see võtab liiga palju nagu minu nagu mõtteprotsessi üle vaata. Jälle, paber pliiats, ma kirjutan kõik välja, et ma kardan, et ma ei saa neid arve maksta, ma kardan see, siis juhtub see. Ja 5 minutit hiljem tehtud. Ei pea mõtlema nende asja peal. See on nii lihtne ja nii praktiline tegevus, mis ma olen nüüd väga naudin. Ja ma praegu teen näiteks praktiliselt iga hommik, ma kirjutangi oma eelmise päeva kokkuvõtet, et mis eelmine päev läks hästi, mis ma nautisin või mis mõtted on mul, et ma tühjendan oma pea ära. Kui see pea on tühi, esiteks saab hästi palju muid asju, nagu sul ideid tekkida, ja teiseks on see, et sa oled ka vastuvõtlikum uutele ideedele ja kõike niimoodi, ja siis on see kuidas ma ütlen, ka nagu kriisi ajal on parem sellepärast, et su pea on tühi nendest, kuidas ma ütlen, segajatest või sa kardad ette, et mis kõik nüüd juhtub, et su pea on tühi nendest ja sa lähed hetkes, sa oled nagu hetkes nende asjade peale. See ei tähenda, et nüüd kõik on ideaalne, loomulikult tuleb paanikas niimoodi, et see ongi see, mis me ennem rääkisime, ja kõik need asjad, et me ei satu iga päev kriisiolukorda, aga kui sa oled päästetöötaja või politseinik, sa oled iga päev kriisiolukorras, nad suudavadki rahulikuks jääda, sest see on nende keskkond, nad on sellega harjunud. See ei ole meie normaalne keskkond. Kui see sinu jaoks ei ole see normaalne keskkond, siis sa loomulikult käitud hoopis teisiti ja see on täiesti loomuline. Aga kui sa tekitad enda päev mingi kriisi, iga päev mingisuguseid kriisiolukordi, sa loomulikult harjud sellega ära ja sinu jaoks on see nagu normaalne, vaata. Me inimestena kuidagi, kui me oleme täiskasvanud, me kuidagi ei andesta ise endale üldse, et kui me teeme midagi valesti. Ma näen seda ettevõtluses, ma näen seda ükskõik, mis asja, ise ka nagu, et ma alustan mingisuguse tantsutundidega või mingisuguse ettevõtlusega ja niimoodi, siis ma see peab kohe välja tulema. Miks ta peab kohe välja tulema? Et mulle ei meeldi enam sõna vigade tegemine või läbikukkumine. Need ei ole, need on katsetused. See on nagu nii äge, mulle hullult meeldib teadlastega nagu suhelda ja rääkida, sest nad teevad oma laborites tuhandeid, kümneid, tuhandeid, miljoneid katseid. Neil ei ole läbikukkumisi. Neil on järgmine katse, mis me õppisime eelmisest katsest, me nüüd teeme teistmoodi, proovime, täpselt sama läheb ettevõtlusesse, mis iganes asja sa teed, täpselt samamoodi. Et sa lihtsalt probleem on selles, kui sa teed ühte sama katset ja samamoodi ja 3 korda, vaat siis on midagi tuksis, vaata. Aga kui sa iga katsega natukene teistmoodi midagi muudad, jaski 1% muudad, tulemus võib olla hoopis teine ja siis ongi, mina leian, et mina ei tee vigu. See ei tähenda, et ma nüüd olen hästi tore. See tähendab seda, et ma katsetan.
mõni katse õnnestub, mõni mõte, mõnega ma saan vastu nägu, mõnega mitte, on ju, et see on minu meelest täiesti elu osa ja ma arvan, et inimesed on liiga karmid iseenda vastu, et ma ei tea, ma nüüd ütlen midagi valesti ja nüüd ongi kõik metsas, ei noh, läks, juhtus, tegi, see ei tähenda nüüd, et ma pean ohjeldamatult igasugust asju proovima, sa ikkagi jätad selle oma nii-öelda eetika piiridesse ja annad endast parima, vaata, et ma ei saa midagi muud teha, kui endast parim anda ja ma katsetan. Sina oled väga palju tegelenud oma füüsilise tervisega, sa jood mingisugust möksi, on ja, et miks sa seda kõike teed ja mis asi see seal on? Ja, et see on, ma arvan, et sa oled ka selle Erik Edmidese ja Wildfiti ja kõigi nendega, et see on super hea asi, et mulle see endale väga meeldib, et see annab hästi suure koguse juurvilju ja neid saad nagu ühe korraga endale ära viia, mul on energiat on see väga palju andnud, et see on nagu hästi tore. Ja miks ma neid asju jälle teen, et ongi, et nagu see ennem see Mihkel Raua ütlus, ma arvan, et see on väga õige see siks, et ma korra ostatan, vaatan natuke on ju kuskilt, et siis ongi jälle selle mõte on ikkagi see, et ma ei tea, ma ise nagu tunnen, et kui sa oled oma alla 35 või midagi sihukest keha andestab neid asju nagu suht nagu mis iganes on ju, aga mida ma ise nagu näen ja ongi, et 35 pluss või 40 pluss või 50 pluss, mis iganes vanuses keegi on, et siis nagu lastakse väga palju käest ära, mitte et ma siin mingi musternäidis olen, on ju, et ka mul on veel palju tööd ees, aga ongi see, et ma ei taha olla 70, 80, 90 aastat niimoodi, et ma ei suuda käia, mul on kehakaal ületab mingi 2-3 korda, mis võiks olla, on ju, või mis iganes see ei ole ja sellepärast, et mulle meeldib väga, mis Tim Ferris on podcast, mida ma kuulan hästi palju ja seal käis üks arst, kes uurib, on ju, kes külas ja ta ütles, et inimesed eluaastas 35 pluss, et enamus surevad siis nagu südame töö tõttu, vähk, kas aju trombi või mis iganes oli ja ma ei mäleta, mis see viimane, mingi neli sihukest asja ja ta ütles, et enamus kõik on ennetatavad, kui sa teed korralikult trenni ja toitud korralikult. Ja see on mingi 70% inimesi nagu sureb nende nelja haiguse tõttu, et diabeet või need olid ka veel seal juures, et kui mina saan ennetada seda, et kuidas nagu mina siit lähen nagu inimest ära, pluss veel need oma toitumise ja füüsilise liigutusega, siis miks ma ei peaks neid asju tegema, et see on minu nagu enda nagu, kuidas mina müüsin ise endale maha ja kogu see talvel ujumised ja kõik need, talvel ujumine ka, siukene mõtled, suht ebameeldiv on ju, ma tean, minu jaoks oli ka, et jälle, kuidas mina endale maha müüsin, on see, et kui ma näiteks nädalas 10 minutit investeerin sellesse, et ma käin külma duši all või merevees, see on siis kuskil 40 minutit kuus, aga tänu sellele ma ei ole haige, millest ma säästan vähemalt 2 nädalat aastas, siis minu meelest see tehing, ajaline tehing on täiesti endast õigustatud, et see ebamugavust nagu teha on ju, et see on see, kuidas mina ise endale selle maha müüsin, et ma võtan selle aja nädalas mingi 3 korda külma duši all näiteks või meres ja ma võin öelda, et ma külmetushaiguses, ma ei mäleta, kuna ma viimati olin, et mingisugune 4-5 aastat kindlasti ei ole olnud, et see ajaline võit on minu jaoks väga-väga suur. Just, et see toodki liikumist, taliujumine. Räägi, millele sa siis toitumise puhul tähelepanu pöörad? Esiteks, mis seal sees on, mida sa siis sööd, millest sa siis toitud? Jaa, õhust ja armastusest on ju. Vot see oleks nii ilus. Ei, mina kindlasti ei ole toitumisekspert niimoodi, et ma ise veel nagu tegelen sellega väga palju, et need on lihtsalt see Wildfiti, see roheline jook, seal ongi, sa paned kõik nagu rohelised avokaadod, siis spinatid ja kõik asjad nagu sinna. Mis need kõik asjad veel on? Et tule siia ühe sellise retsepti, mida sina enda sellesse vahvasse pudelisse paned. Ja sisse panen, on ju. Et jälle, see on Wildfiti poolt tuldud, et see ei ole kindlasti minu enda nagu retsept, mis mina panen, mina lähen toidupoodi ja vaatan kõik roheline, mis võiks sinna sisse sobida, on ju. Et mis mul siis on seller, kurk, avokaado, siis on lehtsalat, tavaline salat, siis on rukola, siis on, mis mul veel on, sidrunit on, mingid asjad on veel, et siin neid komponente on nagu päris palju vaata, ja ma testin kogu aeg ja siis mina olen lihtsalt juurde pannud veel erinevad pulbrid, kollageen, siis ma panen mingid need
supertoitude segu, mingisugune pulber, mis ma olen Iconfitist nagu tellinud, pluss siis mustsõstapulber, suht-koht siuke, et ma miksin hästi palju, mis ma arvan, et mis mina nagu siia tõin sisse, et Wildfitis oligi see, et nad teevad seda iga hommik, mis mulle nagu oli vastuvõtmatu, et ma ei viitsi seda iga hommik teha. Jälle, see on see, kuidas minu aju töötab, mina mõtlesin seda, kuidas saaks mugavamaks seda asja teha. Mul on selliseid pudeleid 5 tükki. Mina teen korra nädalas, kuskil 30 minutit ma teen seda smoothiet ja ma teen kokku mingi 4,5 liitrit. Ja 4,5 liitriga ma panen 4 liitrit panen sügavkülma ja siis üks poolik jääb sinna välja, mida ma ära joon. Ja siis iga päev ma võtan selle külmutatud selle pudeli välja, järgmiseks hommikuks on ta ära sulanud ja siis ma ütlen, ma olen seda jooki 1,5 aastat põhimõtteliselt joonud. Praktiliselt iga päev, kui ma just Eestist ära joon. Et see on jälle see, kuidas mina iseenda käest küsin paremaid küsimusi, mida mina saan teha selleks, et see oleks rohkem jätkusuutlikum, sest ma tean, et ma seal mõned inimesed ütlevadki, nad ei viitsi iga päev teha, sest iga päev, mulle tegin ka alguses iga päev, need toorained lähevad pahaks, kogu aeg pead jälle poes käima tooma, nüüd ma käin korra nädalas, ma toon suure nagu hunniku ära, ma kasutan järgmine hommik need kõik ära ja mul, ma ei pea mõtlema vaata nende asjade peale. Et lihtsalt selline soovitus ja nii palju, kui ma küsinud olen, inimesed ei ole öelnud, et sügavkülmas nad see mõju ei vähene. Et isegi kui väheneks, ma ikka teis samamoodi edasi. Otsustamine, järjepidevus ja kui sa nüüd seda teinud oled, mis sa siis oled tundnud, kas päriselt ka siis energiat on rohkem, ma ei tea, magad paremini, mis siis selles kogu asjas paremaks muutub? No ma võin niimoodi öelda, et mu keha on juba harjunud sellega. Seda ma võin öelda, et kui ma esimese nädala aega olin ära tarbinud seda, siis see energia tase, mis mul oli, see oli ikka metsik, mis sealt tuli. Ma läksin mingi 10-11 magama, ma ärkasin kell 5 hommikul lihtsalt niisama, enne ärkasin mingi 6-7 paiku üles, siis ärkasin kell 5 üles. Energia oli siuke, ma tean, ma käisin hommikuti kohe, läksin jooksma sellest, et kõik, see andis ikka väga-väga palju. See vahe oli märgatav ja ma olen oma emale teen, emal on nagu liigesevalud on vähemaks läinud. Et selles mõttes, et jälle, kui ma tema käest küsin, kas töötab, siis no ma ei tea, kas ta töötab. Aga no ega seda paremaks läinud, aga ma ei tea, kas need töötavad. Et see on nii naljakas, see on alati kogu selle tänulikkusega ja ma siin veel mingid asjad just rääkisime üks päev, et samamoodi, et kui me tänulikkuse päevikut vaata, et mul on inimesed, kes on täitnud seda mingi 2 kuud, siis ma küsin, kuidas sa tunned, kas see töötab? No ma ei tea, kas sa oled hakanud rohkem asju tegema? Jaa, teen ära. Kas sa rohkem päevad on nagu põnevad? Jaa, on küll. Kas nagu töötab ju siis? No ma ei tea, no ikka, et inimesed on kuidagi, nad ootavad mingisugust nagu siukest täielikult ime seda, et ma joon 2 korda sellest pudeli täid seda rohelist ära, et siis kohe nagu sul on nagu, ma ei tea, kes iganes. Jälle 20. Ja täpselt õige. Et see ei ole, see ei tööta niimoodi ja samamoodi ongi, et ma väga soovitan nagu Simon Sinekit guugeldada ja vaadata, et tal on hästi palju neid erinevaid põnevaid motivatsioonivideoid ja kus ta räägib, et samamoodi on ka jõusaaliga. Et sa käid 1 korra kuus, sa oled terve päeva seal, see ei anna sulle mitte mingit muutust. Ja täpselt sama on inimeste käitumised, ettevõtluse loomine. Kui sa täna, ma teen nüüd 1 päeva tegelen ettevõtlusega ja ongi kõike rohkem ei tegelenud ja nüüd ma ebaõnnestun, siis ei töötagi. Aga mis ka jõusoovis, kui sa käid seal 5 kuud järjest, iga päev, 15 minutit, usu mind, see tulemus on näha väga-väga võimas. Aga kui sa teed seda mingisugune pool tundi nädalas või midagi siukest, siis see tulemus võtab aega ja kõik asjad on ikkagi selline, järjepidevus on see üks kõige suuremaid, kuidas ma ütlen, võite, mis me saame oma peas teha, on siuke järjepidev käitumine ja ma arvan, et see annab tulemust. Aga seda tuleb näiteks, mis mina õppisin selle Wildfiti ja nendega, ma olen teinud iseendaga siukse kokkuleppe, et kui ma midagi uut alustan, siis ma proovin vähemalt 3 kuud. 3 kuud, iga päev, mis iganes see nii-öelda ajaline ressurss, et ma ei tea, see pool iga päev, et 2 tundi, et see on päris palju on ju, või oleneb jälle, mis trennist või midagi teed, aga ma proovin näiteks, kui ma hakkan mingi joogaga või hingamis või Wim Hofi vingamised või siis sama roheline, ma lepin kokku endale, ma proovin seda 3 kuud ja kui ma peale 3 kuud tahan sellega jätkata, siis ma jätkan, kui ma ei taha, siis ma küsin miks ja mida ma saan muuta. Et ma olen nagu siuksed asjad nagu proovinud iseenda nagu ellu teha, et me ei saa teha otsust 2 nädalat olen teinud midagi, sest jälle see asi, mis me tänulikkuse päevikuga olen õppinud, me tegime neid koolitusi vaata kunagi. Seal ma ka raiusin minimaalselt 2 kuud iga päev. Puhtalt miks, mis ma olen näinud, et sama on ka see põhjus, miks aastavahetusel tehakse lubadusi, ma lähen jõusaali, esimesed 2 nädalat inimesed teevad puhtalt motivatsioonist.
Jess, ma lubasin, ma teen ja siis on 2 nädalat, kõik töötab. 3. ja 4. nädalal siis põhimõtteliselt minu meelest oli ka 70 või 80% jõusaali külastajatest läheb puhtalt sellepärast, et siis sul kaob see sisemine motivatsioon ja see hind kaob ära. Et kui sa ei ole kirja pannud, miks sa teha tahad ja kuidas sa teed ja siis, mis töötab 3. ja 4. nädalal, 5. nädal ka, kõige paremini töötab, kui sul on keegi abiks, on sul selline accountability või partner, kellele sa oled lubaduse andnud, jah, ma teen seda ja tema teeb koos sinuga või sina näiteks jooksed rohelist ja tema teeb tänulikkuse päevik on ja te saadate üksteisele kas siis pilte või midagi sihukest, et sa paned ise endale mingisuguse sellise partneri, kes hoiab sind nagu teel, sellepärast et esimesed 2 nädalat on väga lihtne. 3. 4. nädal on kõige raskemad ja siis 5., 6., 7. nädal, siis oled sellest raskusest nagu üle saanud ja siis sa juba hakkad ise nagu sellega toimetada, siis ta hakkab vaikselt muutuma harjumuseks, kui 2. kuu lõpuks, siis ta on juba sihuke, siis ta hakkab kinnituma ja siis veel nagu natuke teha, et see ei ole see, et 21 päevaga tuleb harjumus, 21 päeva on hea algus minu arust, et 60 päeva on see, kus 60 kuni mingi 70 päeva on siis, kui see hakkab kinnistuma ja siis sa hakkad alles mingisuguseid muutusi nägema, et see on kõikide asjadega, seda ma väga-väga soovitan. Aitäh sulle, Indrek!